Tere, ilusat pärastlõunat, tere. Täna ei ole tavaline päev. Täna on ülevuse ja kurbuse, õnne ja kergenduse, vabanemise ja uute väljakutsete avanemise päev. Sõnaga pisut nukker, aga samas kaua oodatud rõõmupäev. Olemegi täna selleks siia kogunenud, et saata muusikalistele rännuteedele Kirillus Kreegi nimelise Haapsalu muusikakooli 68. lend. Mõne hetke pärast saamegi aimu, kui kõrgele kaugele selle peatselt lahkuva parve tiivad viivad. Veel mõned sulesoputused ja meie heatahtlike pilkude all ning varsti on lend number 68 jalad maast lahti saanud ja lehvitab meile naerusuiselt hüüdes. Ära tegin, kas usute? Kohati ise nagu ei usukski. Alustame oma piduliku kontsertaktuse muusikalise osaga. Palun pange oma telefoneid nii, et nad meid ei segaks. Aitäh! Kõigepealt palume siia Liis Sedmani. Tema on õpetaja Andres Kase klaveri tavaõppest esitamas Frédéric Chopini prelüüd E-moll. Ja kõigepealt kuulame, mida Liis on öelnud. Kõigepealt aitäh kannatlikkuse ja aja eest. Aitäh, et õpetasite peale klaveri mängu veel paljusid elutõdesid, mida ma võib-olla hetkes ei mõistnud. Minu õpetaja lemmikütlus on venekeelne. Slõšval zvon, ländis naju dion. Tõlkes midagi kuulsid, aga ei tea kindlalt. Tänaseks loodan, et ma kuulsin ja tean ka, mida vaja, ütleb Liis Andresele.
Õpetaja Andres ütleb Liisile. Liis on kunsti, muusika ja teatrihuvidega õpilane. Muusikakoolis õppides ei ole ta olnud just alati kõige järjekindlam oma taotlustes ja plaanide realiseerimises. Tehes samas aga kõike omale sobivas tempos. Tulevikus soovin talle suuremat süvenemist õpitavasse, järjekindlust ja püsivust. Küll saavad siis ka tema edasised soovid ja unistused kiiremini täituda. Järgnevalt astub meie ette Robin Reimer, Algi Pitkanini akordioni süvaõppeklassist, palaga Johann Sebastian Bachi autoruses, Madinier, orkestrisüüdis number 2 H-moll. Ja Robin Reimer ütleb oma õpetajale nõnda. Kui ma 7-aastaselt muusikakooli õppima asusin, ei teadnud ma, millesse end mässin. Nüüd olen 15 ja rikkam nii pillimängu oskuse kui ka esinemisjulguse poolest. Lisaks saadab harjumus pingutada mind ka teistest tegevustest. Aitäh, õpetaja Algi, et oled mind innustanud ja julgustanud. Õpetaja Algi Robinile. Palju õnne, Robin! Sa oled olnud muusikakoolis tubli õpipoiss. Sinu töökus, rahulik meel ja muusikaline vaist on aidanud sul jagu saada ka kõige keerulisematest lugudest. Eriti hindan sinu juures kohusetunnet ja huvid muusika vastu. Soovin, et sihikindlus, mille sa muusikakoolist kaasa saad, saadab sind kogu elu. Jää ikka muusikaga sõbraks. Järgnevalt palume meie ette Anna-Riin Laidre, Viive Marleeni tavaõppe kandeklassist, kes esitab Keldi rahvaviisi. Noodistanud ansambel Veergras järgi Margus Toko ja kandele seadnud Viive Marleen.
Anna-Riin Laidre ütleb nõnda. Õpetaja Viive on olnud kõik need aastad väga hooliv ja armas. Kui vahepeal tekkis soov õpingud pooleli jätta, siis tänu temale ma seda siiski ei teinud. Viive on olnud õpetajana kannatlik ja toetav ning tal leidub õpilase jaoks alati mõni hea sõna. Viivega seostub eriti soojalt tema juubel, kuhu olime kutsutud ka meie, tema õpilased. See oli väga vahva sündmus ja tundsime end osana tema perest. Viive-suguseid õpetajaid võiks rohkem olla.
läks siis nõnda. Mäletan seda hetke, Anna-Riin, kui sa koos emaga Kandlega tutvuma tulid. Kannel sulle meeldis ja õpinguid saidki alata. Oled oma loomult õrn, nagu Kandle helib, aga karakterilt sihikindel ja tahtejõuline. Sa viid täite kõik, mille oled endale eesmärgiks seadnud. Mul on olnud väga tore koos sinuga musitseerida ja soovin, et pillimäng sind ikka eluteel rõõmustaks. Sinu õpetaja Liin. Nüüd palume siia lõpetaja Oskar Otsuse. Tema on õpetaja Margus Topo süntesaatori klassist ja esitab Raimond Valgre Viljandi serenaadi, aga enne ta on öelnud Marguse kohta nõnda. Olen väga tänulik, et võtsid mind oma külje alla ja pidasid kõik need aastad mulle vastu. Mulle väga meeldis sinu lahkus ja uudishimu kõigesse, mis ma tegin ja saavutasin ja see on fakt. Et oskad liiga palju pille mängida. Avastasin, et olete suur pillihoolik. See on minu arust täitsa pöörane, ma ütlesin, et ühe pilli õppimine võttis minul 7 aastat. Sa oled kohutavalt tore olnud, lahke ja andekas õpetaja, ma soovin palju edu teiste õpilaste õpetamisel. Margus ütleb Oskarile nõnda. Kui Oskar tuli muusikakooli, polnud tunnid veel alanud. Alguses oli vägagi keeruline, Oskar oli väikest kasvu ja kodus polnud pilligi. 7 aastaga kujuneb aga välja oma rütm. Meie rütm oli selline, et mängisime kergemat levimuusikat, midagi tuttavlikku, selle asemel, et liiga keeruliste asjade taha kinni jääda. See aitas meid jõudsalt edasi, sest Oskaril mingite kriipsude ja märgide desifreerimine mingil joonestikul ja noodi tundmine. No, ja lugemine oli 90% ajast oli vastu näidustatud. Ja mismoodi ta selles solfis edasi sai, on õpetajate Oskari enda suur tahtejõud.
3. klassis sai temast svingikuningas ja igasugune valgre tuleb tal kui varrukast raputades ja nii kasvas ka enesekindlus ning see koos poiste kooriga on tal muusika nüüdseks verre kodeeritud. Olen uhke, et leidsid muusikakoolis oma iva ja käisid selle keerulise tee lõpuni. Oled kohusetundlik, austav ja ülimalt sõbralik. Palun siia Melise Pahk. Melise Pahk Ivar Malmeti kitarri süvaõppest esitab pala Allegro Spirituoso, mille on kirjutanud Mauro Giuliani ja Melise ütleb Ivarile nõnda. Muusikakoolist jäävad meelde mälestused ja esinemised minu õpetajaga Ivariga. Aitäh parimate kitarritundide eest, kus isegi kõige raskemad tehnikad ja akordid tundusid sinu juhendamisel täiesti tehtavad. Meie tunnid möödusid alati märkamatult, olles täis head huumorit ja ägedat muusikat. Olen ülimalt tänulik kõige eest, mida oled mulle nende aastate jooksul õpetanud. Melise, sinuga sai koos otsa üks ütlemata tore muusikaline rännak läbi 7 aasta. Oli rõõmu ja õnnestumisi, oli solvumisi, oli leppimist. Mul on hea meel, et sain näha, kuidas ühest uudishimulikust, heas mõttes veidi jonnakast rikkatersust küps ja eneseteadlik noor neiu on sirgunud. Sinu tahte ja eesmärgi kindlus on kadestamisväärt. Sinu töökus hindamatu, sinu musikaalsus paljude unistus. Kahju, et sinu muusikakooli õppe kõigest 7 aastat vältas. Mängid oleks veel küll ja küll, aga äkki lisaaasta. Hüva pärituult sulle sinu uutel ja tundmatutel radadel. Järgmine lõpetaja astumas teie ette Adriana Kuldmeri, õpetaja Žanna Andreevska süvaõppe klaveriklassist, esitamas pala poeem, mille kirjutanud Zdenek Bibich. Ja Adriana on öelnud nõnda. Žanna Andreevska on väga rahulik, kannatlik ja toetav õpetaja, kes oskab oma õpilasi julgustada ka keerulisematel hetkedel. Tema hoolivus ja pühendumus on jätnud väga sooja mälestuse.
Susanna ütleb nõnda. Adrianoška, meie kallis lõpetaja, palju õnne. Nii palju noote, helistikke ja palasid on õpitud ja mängitud. Nii palju muresid ja ärevust kodus, koolis, hinges. Sa saad suurepäraselt hakkama. Sa oled kõigest üle saanud. Soovin sulle, et sa kõike seda oma loomingulises hinges säilitaksid ja arendaksid. Aidaku muusika sul leida harmooniat, rõõmu ja inspiratsiooni. Olgu see teekond ilus ja kerge. Nüüd astub meie ette lõpetaja Isabelle Kajak, õpetaja Helen Saare süvaõppe flöödiklassist ja kontsertmeister Dmitri Kurs, kes esitavad teema Rossini ooperist Sevilla Ave Maria, mille seadnud Christopher Norton. Isabelle ütleb nii. Helen Saar on olnud minu kõrval juba 8-aastasest saadik. Ta on näinud, kuidas ma aastatega kasvasin ja arenesin nii flöödimängus kui ka inimesena. Vahepeal olen ilmselt rohkem valesid noote mänginud kui õigeid, aga tema kannatus pole ikka otsa saanud. Nüüdseks on ta vist kuulnud kõiki võimalikke helisid, mida ühest flöödist välja saab tulla. Helen ütleb Isabellele. Isabelle on üks särasilmne tüdruk, kellega seda teekonda käia on olnud lausa lust. Alati
alati, kui Isabelle klassiruumi astus, tuli temaga koos ka päikene. Sama kollane nagu see kleit, millega sa teises klassis mängisid lugu Minu lemmikmänguasjad. Selle loo videosalvestus tõi sulle lausa auhinnalise koha konkursil parim noor instrumentalist ning mis ka muideks inspireeris tulema teisi pilli õppima. Isabelle, jätka sama rõõmsalt igat oma päeva, ära sa lööti unusta. Nüüd tuleb lavale Laura-Maria Lositsa, õpetaja Taimi Kopli süvaõppe viiuliklassist ning kontsertmeister Žanna Andrijevskaja. Kõlab Franz Schuberti Litania. Aga Laura-Maria on öelnud nõnda. Õpetaja Taimi on alati hea südamlik ja hästi helge õpetaja. Mäletan, kuidas ta pani mu nootidele peale lõbuseid kleepse, et mind kiita, motiveerida või mu tuju paremaks muuta. See tegi tunnid alati toredamaks. Taimi on toetav ja alati oma õpilaste jaoks olemas. Olen väga tänulik Taimile, kes tegi muusikakooli ning viiuli õppimise minu jaoks eriliseks. õpetaja Taimi ütleb Laurale.
Laura, sinu tagasihoidlikkuses on sügavust ja ilu. Sinu sisemine tundlikkus väljendub ka viiuli helides. Sul on välja kujunenud hea muusikaline maitse ja kuulamisoskus. Soovin sulle jätkuvaid võimalusi pillimänguks ja palju õnnelikke hetki muusikaga kogu eluks. Lõpetaja Doris Tammik. Õpetaja Kail Visla tavaõppe torupilliklassist ja kõlama hakkab torupillivalss Varblast, aga enne seda ütleb Doris nii. Südamlik tänu sulle, Kail, et oled olnud kõigi nende 7 aasta vältel niivõrd kannatlik ja toetav. Oled alati suutnud enne esinemist ning julgustada ja peale esinemist kiita, ka siis, kui kõik perfektselt ei läinud. Oled tundides alati olnud väga mõistev ja meisterlikult osanud meeldivaks muuta, isegi kui me mõlemad väga väsinud oleme olnud. Oled väga tähtis inimene minu elus. Õpetaja Kail Dorisele. Doris on väga töökas ja tubli. Eelmisel tunnil antud näpunäited on ta alati järgmiseks tunniks selgeks teinud. Ta paneb pillimängu sisse kogu oma hinge ja on alati valmis esinema. Teda on olnud suur rõõm õpetada. Palju õnne ja edukat muusikuteed sulle. Ja nüüd astub meie ette lõpetaja Lotte-Liis Tokko, õpetaja Arne Unapuu trompeti süvaõppeklassist. Ja koosseis Lotte-Liis Tokko, Sofia Algivi, õpetajad Jaak Vasar, Kadri Kellner ja Margus Tokko esitavad G. Mensi Dixieland Bluesi. Lotte-Liis ütleb oma õpetajale Aarnele. Suur aitäh minu trompeti õpetajale Aarnele, kes on mind kannatlikult juhendanud ja talunud kõiki mu valesid noote. Väärite selle eest vähemalt medalit. Te jääte mulle eeskujuks ja ma hindan teid väga.
õpetaja Aarne Lotte-Liisile. 2018-19 õppeaastal alustas värviliste plastmass-trompetitega õppinud õpilasi üsna palju. Sina oled üks nendest ainus, kes on jõudnud finišisse. Algus oli kindlasti raske, aga praegu ma arvan, et naudid juba pillimängu. Oled ennast kõvasti ületanud. Tänane päev ei ole ka lõpp. See on lõpu algus. Järgnevalt lõpetaja Oliver Merilo, õpetaja Hendrik Visla Lõõtspilli süvaõppe klassis. Esitamas hiidlase lugu, mis on pärit Kullamaa kihelkonnast. Ja Oliver on öelnud õpetajale nõnda. Kui mina läksin oma elu esimesse pillitundi, siis õpetaja küsis, mis lugusid ma tean. Kas sa rongisõitu tead? Mina vastasin, ma ei tea, ma tean Savikoja venelast. Ja siis minu esimene Lõõtsal õpitud lugu oligi Savikoja venelane. õpetaja Hendrik Oliverile. Oliver on andekas noormees, kes huvitub erinevatest muusikastiilidest. Lõõtsaõpingute vahel on mahtunud ka klaveriõpingute amps, mis on avardanud muusikalist silmaringi. Lõõtspill sobib Oliverile, ta leiab sealt kergesti traditsioonilised võtted ja viisid lugude mängimiseks. Juba praegu on ta lõõtsaskeenel tuntud tegija, soovin talle kerget sõrmejooksu ja pill ikka tantsima kutsuks. Järgnevalt astub meie ette õpetaja Sofie Lekarkin, õpetaja Ingrid Arro süvaõppe viiuliklassist ning kontsertmeister Dmitri Kurs.
kes esitavad Victoria Monti Charlesi. Sofia ütleb nõnda. Aitäh kõigi nende 8 aasta eest, usalduse ja toetuse, kõikide kallistuste ning kannatlikkuse eest, kui miski välja ei tahtnud tulla. Oled õpetanud mind nii paljudes olukordades kõike teisest küljest vaatama. Kõik need kontserdid, kus oled mulle kaasa elanud ja minuga otse või laval viibinud ja peale esinemist mind kallistustega oodanud, aitäh selle eest.
õpetaja Ingrid Sofiele. olen õnnelik, et Sofie aastaid tagasi oma perega Haapsallu elama tuli ja sammud muusikakooli seadis. Need aastad on olnud puhas rõõm näha, kuidas väikesest tagasihoidlikust tüdrukutirtsust on kasvanud noor inimene, kelle jaoks viiul on saanud eneseväljenduse keeleks. Soovin sulle ilusaid muusikalisi hetki ka tulevikus. Palju õnne ja korda minekut, armas Sofia. Nüüd astub teie ette Linda Musli koos ansambliga koosseisus Doris Tammik, Anna-Liin Laidre, Oliver Merilo, Miina Rehvalt ja õpetajad Hendrik Lisla ja Viive Marleen. Linda Kusmin esitab koos teistega Šoti rahvaviisi Virginia Reed.
esindaja Kail ütleb Lindale. Linda on enesekindel ja teab, mida elult tahab või ei taha. Torulill ei osutunud tema pilliks, aga plokkflööti on nõus edasi mängima ka peale tänast päeva. See on õpetajale suur rõõm. Palju õnne ja edu sulle ning kõigi soovide täitumist. Kas siin viibijatest on kellelgi midagi üksteisele ilusat veel öelda? Just jäi selline mulje. Jah, aga ole kena, sa saad seda koha pealt äkki öelda. Peaks olema. Et vanadel eestlastel on selline pulma ees lapsutab torupilli mängija. Ja kui keegi üldse maailmas saab sellega hakkama, siis on see Niina armastab üle teile. Palju õnne sulle! On veel paar lõpetajat, keda täna siin ei ole. Üks neist on Orm Johannes Piir ja Bogdana ütleb Ormile nii. Orm Johannes on väga musikaalne, oma õpikutes järjekindel ja püüdlik, oma olemuselt on Orm Johannes äärmiselt viisakas ja härrasmehelik. Soovin tal õnne ja edu ja et muusika teda ikka saatma jääks. Ja ka Randar Paalvelt on eemal ja Ingrid ütleb Randarile nii. Eesmärgipärane liikumine viib sihile. Selliselt oled sa Randar ka toimetanud. Tasa ja targu, vahel üle väikeste kivide, aga ikka on mingi nähtamatu jõud viinud sind tänasesse päeva, kus lõpetad edukalt muusikakooli. Aitäh, et oled ise ja su pere mind sellel viisel teel usaldanud. Jäägu muusika sind saatma ka edaspidi. Nüüd on siis päevakorra selline koht, et kõik lahkustada. Sellega on kontserdi osa lõppenud, väiksed ümberkorraldused ja me jätkame. Ma palun lõpetajate sissemarsiks kõigil püsti tõusta.
lapsevanemad, õpetajad, külalised. Meil on täna rõõmustamise päev. Hea tunne on näha teid siin, kallid muusikakooli lõpetajad. Mängisite te veel alles selle nädala alguses oma palju kordi harjutatud eksamipalasid koolisaalis ja täna siin juba ilmselt hoopis teise tundega oma perekondade ja õpetajate ees. Vahe on olnud päevades, kuid tundes ilmselt määramatult suurema distantsiga. Ja milles see vahe seisneb? Ilmselt selles, et teil on midagi väga olulist tehtud. Te olete oma 7 aastat õpinguid vormistanud hea lõpuspurdiga, mida te olite kaua oodanud. Te olete selle nimel tööd teinud. Kuid mida me siis ootame, kui me mõtleme kooli lõpu peale? Kui ma olen seda noortelt endilt küsinud, siis kordub sõna vabadus. Mõistan selle magusust. Mõistan, et vabadus annab võimalusi. Vabadus annab lootust. Vabadus kosutab. Peale oluliste ja suurte pingutuste lõppu on alguses tunne, et ei tahaks kohe mitte midagi teha. Oi nii. Teha võiks ju küll, aga võib-olla natuke hiljem. Kes meist poleks seda siis tundnud? Kuid siis hakkab paistma üks võimalus veel. Kui meil on vabaduse tunne, siis me hakkame ennast looma. Me leiame üles oma mina rohkem kui kunagi enne. Ja see mina tahab teha ka olulisi ja suuri asju. See mina tahab veel õppida. Vabadus on võimalus pingutada just selles kohas, mis on meile tähenduslik. Vabadus annab pinnase ennast väljendada nii, nagu ma päriselt olen. Ja see tunne paistis täna välja teie kontserdi etteastetest. Ja suur rõõm on, kui tegutsemise tahet ja valmisolekut ka märgatakse ja toetatakse. Siinkohal on mul üks rõõmustav uudis teada anda. Minuga võttis ühendust Haapsalu Lions Club Valge Daam, kes annab igal aastal välja stipendiumi, millega soovib väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust Läänemaa andekale 7–19-aastasele noorele, kes oma huvitegevusega on silma paistnud. Ja nüüd praegu saame edasi anda hea uudise, et sel aastal saab selle stipendiumi meie lõpetaja Doris Tammik. Palju õnne, Doris! Me teame, et Dorise õpingud jätkuvad veel ja suur unistus on oma pilli saada ja ma loodan, et see stipendium aitab siin sellel teel. Tunnustuse kätteandmine toimub Lions Club Haapsalu Valge Daam aastalõpu peol 26. mail. Kutse sellele sa saad varsti. Ja minnes nüüd tagasi selle vabaduse juurde. Aitäh, kallid õpetajad! Te olete aidanud meie lõpetajatel sellesse kohta jõuda, kus vabaduse tiivad kannavad. Nad saavad ja võivad oma mina realiseerida ja sealjuures mitte ainult muusikas. Mul on selja taga tööaasta, kus olen väga palju õppinud. Muu hulgas seda, kuidas muusikaõpingud on meie lastele ja noortele nii väärtuslikuks ja oluliseks osaks inimeseks saamisel üldisemalt. Muusika mõistmine, töö selleks ja suhe pilli, õpetaja ja kaasõpilastega on just elumudel, mis on ülekantav igasse teise olukorda. Ja see on väärtuslik õppimiskoht. See on elu ise. Teie, armsad õpetajad, olete eluloojad. 1000 tänu teile ja lõpetajate pered. Aitäh teile usalduse ja koostöö eest. Aitäh, et olete loonud struktuuri, mis on aidanud kasvatada vabaduse vastuvõtmise selgroogu. Te olete loonud väärtusi, mis aitavad lastel jaksata. Kui ei oleks läbimõeldud plaane, toetatud rõõmuhetki ja mõnikord ka raskel hetkel lohutamist, ei oleks me lastel täna seda vabadust. Me oleme meeskond sellel teel. Aitäh, et olemas olete. Armsad noored, teile soovin ma täna kosutatud puhkuse aega, just eelkõige seda.
sellist, mis aitab teil üles leida seda parimat versiooni iseendast, kes tahab ja jaksab veel. Ka muusikat teha ikka ja jälle, edasi õppida või siis ka lihtsalt enda ja teiste rõõmus pilli mängida. Teil on see oskus, teil on see võimalus, teil on see vabadus. Tahe sinna juurde ja suured asjad võivad juhtuma hakata. Olete meid südames Kirillus Kreegi nimelise Haapsalu muusikakooli 68. lend. Palju õnne ja rohket rõõmu muusikaga jätkamisel. Aga nüüd ma palun meie ette käskkirja ette lugemiseks õppejuhi Helen Saare ja ka erialaõpetajad olete kutsutud ükshaaval siis vastavalt oma õpilase ilmumisele. Direktori käskkiri number 32, välja antud 13. mai 2026 Haapsalus. Anda välja Kirillus Kreegi nimelise Haapsalu muusikakooli lõputunnistused õpilastele, kes on läbinud süva- või tavaõppe õppekava täies mahus. Isabelle Kajak, flöödi eriala. Kiituskirjaga lõpetas Adriana Kuldmeri klaveri eriala. Linda Kusmin, pärimusmuusika, plokkflöödi eriala. Kiituskirjaga lõpetas Anna-Riin Laidre, pärimusmuusika, kandle eriala. Kiituskirjaga lõpetas Sofie Lekarkin, viiuli eriala. Kiituskirjaga lõpetas Laura Maria Losnitsa, viiuli eriala. Oliver Perilo, pärimusmuusika, lõõtsa eriala. Oskar Otsus, süntesaatori eriala. Randar Paalvelt, viiuli eriala. Kiituskirjaga lõpetas Melise Pahk, kitarri eriala.
kiituskirjaga lõpetas Urm Johannes Piir klaveri eriala. Miina Rehkalt, pärimusmuusika, plokkflöödi ja torupilli eriala. Robin Reiber, akordioni eriala. Liis Sedman, klaveri eriala. Kiituskirjaga lõpetas Doris Tammik, pärimusmuusika, torupilli ja plokkflöödi eriala. Lotte Liis Toko, trompeti eriala. Tänaste lõpetajate nimel saavad sõna Meliise Pahk ja Liis Sedman. Tere armsad õpetajad, kallid lapsevanemad ning kohalviibijad. Ükski asi ei sünni tühja koha pealt. Selleks on vaja usineid inimesi, nagu näiteks Haapsalu muusikakooli õpetajaid ja õpilasi, kes selle pika teekonna läbi teeks. Igal lool on algus ja igal lool on lõpp. Seda mitte ainult pillimängus. Täna lõpetame me teekonna, mida nii mõnigi meist on tahtnud poolikuks jätta. Aga oli see siis sisemine heli või vanemate kuri sõna, mis selle ainult sooviks jättis. Ja kuigi mõni tund tundus lõputult pikk, eriti need, kus noodid ei tulnud meelde ning sõrmed ei leidnud õigeid klahve. Või kus täpselt ei teadnud, kes see kirjutas selle kurikuulsa saatuse koputuse ehk sümfoonia number 5. Nüüd tagasi vaadates on aegu üllatavat ruttu läinud. Paari aasta eest oleks ma uskunud, et siis on praegu siin. Alles olin ma see noor, kes ei teadnud klaveri mängimisest midagi. Ei osanud intervallide toone lugeda ega rääkimata kõigest muust olulisest. Elen, Kadri, Sirje ja Mari, meie armastatud solfedžiõpetajad ning erialaõpetajad panid mind seda tundma ja teadma. Aga muusikakool on andnud mulle midagi, mida ükski teine koht anda poleks saanud. Siin õppisin ma mitte ainult noote ja rütmi, vaid ka seda, kuidas rasketest hetkedest üle saada. Iga kontsertiks valmistumine, iga ebaõnnestunud proov ja lõpuks iga õnnestunud esinemine on õpetanud kannatlikkust. Igaüks meist võtab sellelt pikalt teekonnalt midagi kaasa. Olgu selleks kas pillimäng, laulmine, teistega armastamine või oskus pingutada ja mitte alla anda. Suur aitäh meie toredatele ja sõbralikudele õpetajatele, kes ei andnud alla meie õpetamisel ning olid alati meile toeks. Aitäh meie vanematele, kes andsid meile motivatsiooni ja kindlust ning muidugi ka kasulikke õpetussõnu. Ning samuti aitäh kõigile, kes on toetanud ja innustanud pingutada ning mitte kunagi alla anda. Ma soovin kõigile kaaslõpetajatele head muusikat ja ilusaid hetki. Hoidkem enda sees seda heli, mis siin koolis alguse sai. Elu läheb edasi, täpselt nagu muusika ise. See tabab erinevaid meloodiaid ja kõlasid, mõnda kurvemalt ning mõnda helgemalt.
aitäh kuulamast! Lastevanemate nimel saab sõna Jürgen Kusmin. Austatud õpetajad, koolipere, lapsevanemad, külalised. Ma pean ikka siiapoole pöörduma. 7 aastaga olete te selgeks saanud ühe väga erilise võõrkeele. Miks erilise? Et selles keeles muusikas on suhteliselt keeruline, ma ei tea, ilmselt mitte võimatu väljendada integraalvõrrandi olemust näiteks. Aga selles keeles saab edasi anda seda, mis on meie inimeseks olemise üks oluline element ja meie igapäevaelu oluline osa, et tunded ja emotsioonid. Ja reeglina saab edasi anda neid tundeid ja emotsioone positiivselt. Ehk teie olete need võlurid, need meistrid, kes seda maailma oma helidega oskavad ja saavad paremaks muuta. Ja te olete seda ju täna ju meisterlikult juba näinud ja teinud. See on imeline, mida te olete õppinud ja mida te oskate. Õpetajad, aitäh pöördumise eest, mida te olete teinud nii 68. lennuga, kõigi varasematega ja teete ka edaspidi. Minule kui võhikule on need punktid ja jooned seal noodilehtede peal ühed arusaamatud kriksatrõllid. Teie suudate neist välja võluda ja mitte ainult võluda, vaid ka selgeks teha, kuidas välja võluda. Ja ka vastupidi, neid mõtteid ja helisid, mis on pähe tulnud, kirja panna nendele noortele inimestele. See on ime. Lapsevanemad, kolleegid, et eks meil on ka põhjust täna endale pai teha. Et igal ühel on need pai tegemise põhjused, ühed, teised või kolmandad, seda te teate ise. Aga võib-olla siis selline esiletõstmist aspekt, mis ka lõpetajate poolt mainitud sai, on see järjekindlus, et neid hetki, kus peakangelaste poolt tulnud survest lähtuvalt on võib-olla see usk kahtlema löönud, et kas edasi, kuidas edasi, et me oleme sellest üle olnud ja tänu sellele olete teie siin, et te ise uskusite sellesse lõppu ja et vanemad ja teised lähedased teid sellest toetasid ka. Aitäh meile kõigile ja hoidke seda võlukeelt siis oma südames ja sõrmedes veel edasi oma pikal teel. Jõudu ja elu! Kallis rahvas, nagu täna siin juba korduvalt on kõlanud, õpetajaid on mainitud küll medaliväärilisena, küll võluriteks olemiseks, võlukeele edasiandmiseks ja seda tänumist meie sees on võimalik kaasa panna erineval moel ja praegu siin on mul teile üks palve. Meil on seal ühed lilled laua peal ja mina annan need lilled kõigile õpetajatele meie kõigi poolt praegu üle. Ja teie saate seda ühe sooja ja lõputu aplausina. Aitäh teile, meie õpetajad!
aga nüüd laulame.